Traveling in Style, mis nende jaoks tähendas üksildast muusikut kitarriga, kes lõpuks kõndimisest väsinud ometi rongi peale sai. Tänapäeval enam rändamisest suurt ei laulda, see on vist minevikku jäänud. Tänapäeval ei rännata ka enam eriti, stiilselt vähemalt mitte. Aga on tore, et leidub üksikuid inimesi, kes on küllalt vabad, et endale mõnd väikest vanamoodsat rännakut lubada. Tere tulemast Raadio 2 stuudiosse, Kaidu Tiirik. Tervist. Milline oli teie stiilne reis? Tähendab, kuivõrd stiilseks seda nimetada võib, aga käisin Ameerikas. Peaaegu pool aastat rändasin seal ringi, käisin läbi üle 10 osariigi. Seda siis minimaalsete võimaluste juures. Selles mõttes, et raha ma eriti ei kulutanud, elasin nii-öelda õhust ja armastusest. Nii, rännata võib autoga, rongiga, bussiga, mööda mandrit, lennukiga. Tähendab, lennukist nii palju, et lennukiga ma lendasin Tallinnast Los Angelesse. Edasi minu tee võttis mind vastu, kuidas öelda, jalgadel. Sellest ajast saadik ma viibisin kogu aeg jalgadel. Nii et jalgs rändasite läbi kõik need osariigid? Jah, võib nii öelda. No mõnikord mõne juhusliku autoga ka ja, natuke, jah? Seda ka. See on päris pöörane ettevõtmine vist. Kuidas te selle peale tulite, et niisugust asja teha? No ma mõtlen, et iga eestlane on lugenud sellist raamatut nagu Nipernaadi. Ja nii ka mina. Sageli, kui ma seda lugesin, sageli tekkis ka minus selline soov lihtsalt minna. Tähtis ei olnud kuhu, aga just see, et kogeda seda tunnet, et sa lähed ja see tee ei lõppe. Nii ma olin tihti mõelnud, aga alati ei ole julgust, alati ei ole võimalust lihtsalt minna. Turismireisidel ma olin varemgi käinud Euroopas päris palju. Aga sellel sügisel, nüüd eelmise aasta sügisel, ma siis üks hetk ma tundsin, et võt nüüd, kas nüüd või mitte kunagi, kuna ma olen ka juba parajalt vanaks elanud. Siis ma tundsin, kui vanaks? No 24 aastat on ja, juba. See on piisavalt vana. Ja, see on piisavalt vana. Siis ma lihtsalt tundsin, kas nüüd või mitte kunagi. Nii kui mul sai see raamat otsa, selles mõttes, et keerasin viimasele lehekülje, siis oli see soov minus niivõrd küps, et ma lihtsalt võtsin lennukipileti ja lendasin ära. Miks just Ameerikasse? Esiteks, ta on piisavalt kaugel. Kaugus sobis ja seda ka, et Ameerikas üks kokkusattumus muidugi veel, mul oli Ameerika viisa. See soodustas asjaolu. Ja Ameerikas on sooja maad parajalt palju, nii et ma põgenesin nagu külma talve käest. Nii et ei saa öelda, et see oleks pikalt ja põhjalikult ette plaanitud reis olnud? Ei, sugugi mitte. Ma plaanitsesin hoopis viimase hetkeni, ma plaanitsesin minna Hiinasse rändama. Kuna ma arvasin, et Hiina on tegelikult rändajale hoopis sõbralikum maa, kui üldse Ameerika olla saabki. Aga juhtus nii, et viimasel hetkel broneerisin pileti Baltic Toursis ümber Pekingi pealt siis Los Angelese peale ja nii ta tuli. Aga miks see Hiina mõte siis katki jäi? Hiina mõte jäi katki sellepärast, et minu treener, kes ka mind oleks, saatnud või saatnud mind Hiinasse, on pärit Hiinast ise, Liaoningi provintsist. Ja me nagu plaanisime tegelikult koos minna, tema tagasi oma vanemaid vaatama ja mina siis temaga kaasa õppima siis seda, mida ma tema käest olen ka siin Eestis õppinud Wushu'd. Ta praegu õpetab muidugi Tartus ülikoolis juures üliõpilastele Wushu'd. Aga ta hirmutas mind viimasel hetkel hirmutas mind veel sellega ära, et ilma hiina keeleta on seal väga raske. Wushu, võib-olla igaüks ei tea, mida see tähendab? Wushu on siis Hiina võitluskunst. Ütleme, nagu jaapanlastelt on tulnud karate ja hiinlastelt Wushu. Te olete seda õppinud? Jah. Ma küsin kohe, kas Ameerikas läks seda vaja? Tähendab, kui ma olin Ameerikas, siis ma olin niivõrd üksi ja niivõrd võib-olla täitsa crazy'd situatsioonid olid, et mul ei tekkinud mingit soovi hakata rusikatega vehklema.
Kahtlemata see, et ma natukene võib-olla oleks osanud vehelda, võib-olla see andis mulle enesekindlust, aga noh, sellest oleks seal väheks jäänud, kuna me kõik teame, et Ameerikas on igal keskmise kaliibriga tänava kaagil revolver lihtsalt põues, siis seal on väga riskantne kellegile kas või nii-öelda rusigaga näkku lüüa, kui sa pahaseks saad. See on väga vale paik kellegi peale pahaseks saada, eriti kui sa võõras oled. Nii, räägime nüüd veel sellest, kui te minema hakkasite. Mis te kaasa võtsite? Kaasa ma võtsin väikese üleõlakoti, kus oli siis mõned särgid ja teine varupaar kingi ja varupaar pükse. Ja mitte midagi muud? Jah, isegi magamiskoti ma muretsesin seal, kuna ma lihtsalt ei tulnud seda pähegi kaasa võtta. Kuidas te siis mõtlesite elada seal? Kusagil peab ikkagi inimene öösel magama ka, kas te mõtlesite, et te leiate mõne peavarju näiteks? Tähendab, ma olen elus kogenud sellist huvitavat asja, et ükskõik mida ma olen elult soovinud või tahtnud, muidugi see ei ole muidugi hetkesoov, ma ei ole võlur, et kui ma midagi tahan, siis see asi on minu ees kohe täies hiilguses. Aga ma olen aru saanud, et kui inimene midagi tahab, selle sõna tõsises tähenduses vajab, siis ta seda ka saab. Nii et kui sõbrad minult käest küsisid, et Kaidu, et kulla mees, et kui sa nüüd lähed, kuhu sa lähed, kelle juurde, kus sa öösel oled, siis ma ütlesin neile, ma leian kedagi, kes mind aitab selles mõttes, et mul ei ole palju vaja. Ja ma arvan, et inimesi leidub igal pool. Kaidu, kas te usute ettemääratusse? Ei. Ei? Ma ei usu. Ei saatusesse ega ettemääratusse. Ma arvan, et kõik võib minna nii ja kõik võib minna teisiti. Aga kas te usute, et kõik võib minna nii, nagu te soovite? Või? Jaa, seda küll. Ja? See sõltub kõik inimesest endast, kuidas ta läheb. Ma arvan, et sellisele reisile niimoodi minna võibki ainult selle usuga. See peaks vist palju aitama. Ju ta siis aitas, sest teist korda ma nii kreisit reisi ette ei võtaks. Jumala pärast ei. Kas mingit niisugust, tõenäoliselt te olete treeninud ja olete füüsiliselt selliseks reisiks valmis ja jalad peavad vastu, vähemalt arvasite niimoodi ja kõik. Aga kas siis mingit vaimset niisugust ettevalmistust ka on vaja inimesele, kui minna? Kahtlemata tegelikult. Jah, seda on kahtlemata vaja ja ma ei ütle, et nüüd mina olin vaimselt selleks kõigeks valmis. Tegelikult oli mõnigi hetk, kus ma oleksin tahtnud vajuda maa alla selles mõttes, et mitte olla seal, kus ma parajasti olin ja ma kahetsesin sügavalt. Ütleme, vaim lõi, nõrgaks või nõdraks, aga kuidagi moodi ma tulin toime, kuna ma olen natuke selliste asjadega tegelenud, mõtisklustega siin Eestis ja psühholoogiat olen võib-olla natuke õppinud. Et ma suutsin ennast kontrollida ja enda nagu tundeid mingis mõttes kontrollida. Täielikult ei saa loomulikult. Kas oli midagi, mis teid lausa innustas või sundis seda rännakut ette võtma? Üks asi oli see, et ma olin elus pidanud kannatama igal pool väga palju sellepärast, et ma ei osanud inglise keelt. Ma mäletan, kui minu inglise keele õpetaja 12. Keskkoolis Tartus mulle ütles, et Kaidu, et sa oled klassis inglise keele koha pealt kõige rumalam, et sa hakkad seda kahetsema. Ja mina ütlesin talle, et kui kahetsema kunagi hakkan, eks siis õpin. Ja mäletan neid sõnu ja siis kui ma, kuidas öelda, tundsin, et elus olen mitu korda tundnud, et inglise keele pärast on selline kerge kompleks või niimoodi. Ja siis ma mõtlesin, et ei, et nüüd ma võtan ette tõelise keelekursuse, et ma lähen võõrale maale, kus räägitakse ainult seda keelt ja see keel peab mulle külge tulema. Ja nii see oligi. Nii, aga midagi sellist, te rääkisite evangeelisest. Kas sellega ka kuidagi oli seotud see reis? Evangeelisest ma rääkisin sellepärast, et see on, üks mu lemmik muusikaid, mida ma kuulan, teeb see ansambel
Ja tõepoolest, kui ma need uuemad Vangeelise plaadid endale ostsin tollel sügisel, siis ma neid kuulates ma langesin kuhugile sellisesse nipernaadide maailma selles mõttes, et ma palavik tõusis 41 kraadini, ma öö otsa kuulasin seda muusikat ja ma lihtsalt rändasin mõttes läbi selles mõttes. Rändasin sealpool, kuhu tavaliselt väga raske minna. Ja kui ma hommikul siis otsuse tegin, et ei, et tegelikkuses peab ka kõik järgi proovima. Sest oluliselt selles ei olnud tähtsust, kuhu minna, aga lihtsalt panna ennast proovile kusagil täitsa ürgsetes tingimustes, ürgsetes selles mõttes, et magada, kus juhtub, magada, kus öö sind tabab, nagu budamungad. Süüa, siis kui kõht tühjaks läheb ja seda, mida on süüa. Ja üksinda. Ja üksinda, see on kõige tähtsam sellepärast, et kus sa ikka selliseid hullumeelseid endaga kaasa meelitad. Nii, see Vangeelis saadab meid nüüd täna ka selle õhtu jooksul. Ja kuulame siis, milline muusika see on, mis teile niimoodi mõjus. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? Vangeelis ja Jon Andersoni väga uhke hääl. See laul oli koju jõudmisest, aga meie alustame reisi ja alustame siis Californiast ja Los Angelesest. No, teil oli ühe otsa pilet või? Jah, kui ma siit Eestimaad, kuidas öelda, Eestimaa tolmu jalgade küljest raaputasin, siis mul oli plaanitsetud niimoodi, et ma raha jätkus ainult Los Angelesse ja tagasisõidupiletit ma nagu ette ei ostnud. Sellega muidugi väike probleem tekkis Ameerika piiril, kus siis piiriametnik vaatas minu sellist kergelt kõikuvat kogu. Ma olin siis lennukis ohtrasti, lennukis pakutavat Ameerika viskit manustanud, kui nii võib öelda, et vaprust nägu tõsta. Ja siis tekkis väike probleem jah, et härrasmees küsis, et kuhu siis ühe otsa piletiga lähete, et ega te ometi ei taha Ameerikasse elama jääda, et Ida-Euroopa riikide elanike kohta nad eriti nii usaldusega ei suhtu. Aga kuidagi moodi mul õnnestus talle selgeks teha, et mina tean Ameerikat kui väga ohtlikku kanti, kus siis palju kuritegevust on, kus palju inimesi tapetakse ja et kahju kah, kui piletiraha raisku läheb, et kui ma elusõna tagasi jõuan, küll ma siis ostan pileti, kui ma koju jälle lähen. Ta jäi rahulisele. No ta oli kergelt üllatunud, ta ei osanud mida teha. Ta oli sellest nahaalsusest või ütleme sellest küllaltki sirgjoonelisusest niivõrd nagu kohkunud, sest tõepoolest ma olen kuulnud, et saadetakse inimesi tagasi ja lastakse osta pilet. Minul ei olnud muidugi sellist võimalust mul ei olnud, kui ta oleks mul lasknud tagasi otsa piletit tellida, siis mul ei jätkunud raha üldse selle jaoks. Mul oli $200 ainult selleks pooleks aastaks varutud. No, mis kummaline tunne see võis olla astuda Los Angeleses lennukist maha niimoodi, nagu sillad põletatud või kuidagi? Jah, ma mäletan, elu lõpuni jäävad need tunded või need tundekatkendid või ürendused meelde. Kui ma olin lennukis, oli kõik veel tore, oli soe, stewardessid naeratasid. Ma olin ju reisi eest maksnud ja ma olin veel nende jaoks selline jõukas kodanik, mida ei saa öelda, kui ma hiljem jalgsi mööda Ameerikat rändasin, et ma siis oleks nii palju naeratusi saanud. Siis, kui ma pidin lennukist väljuma Los Angeleses, siis muidugi siis jõudis kohale see samm, mida ma tegin. Ega suurt nagu lennukist välja ei tahtnudki minna, läksin niimoodi üks külg ees niimoodi ja stewardessid muidugi vaatasid naeratavate nägudega ja kutsuvate pilkudega. Siis ma pidin lihtsalt minema. Kui ma välja astusin, Los Angeles oli siis öö, oli küll soe, aga siis oli öö, siis tekkis selline hirm ja selline tunne, et jumal, nüüd ma siis siin olen. Üksi, täiesti võõras maa.
täpselt, et pagana nipernaadi, et pidin ma sind lugema. Aga noh, esimesed, ütleme, üleelamised jäävad kõige paremini meelde, sellepärast ma räägin sellest pikemalt. Läksin siis edasi. Ma ei teadnud, kuhu minna, sellepärast läksin lihtsalt edasi. Kuni uni tuli peale ja ma leidsin mingisuguse hotelli. Kuna ma olin sel hetkel veel jõukas mees, mul oli $200 ikkagi, siis ma läksin hotelli sisse, võtsin endale toa nagu õige mees. Arvasin, et küll homme on nagu, või öelda, hommikun õhtust targem ja heitsin magama tähtsa näoga. Hommikul aga sain ma aru, miks pärast hotellirahvas mulle nii ilusasti naeratas õhtul, sest hotelli arve oli mul pea $100. Nii et noh, kirves oli selga löötud, siis ma tuikusin, kuidas öelda, kaame näoga sealt hotellist välja, kuna ma ei arvestanud sellist väljaminekut esimesel päeval. Ja siis läks muidugi reis edasi. Aga te jäite Los Angelesse päris kauaks. Jaa. Kus te siis elasite seal? Esialgu oli mul selline plaan, selline naiivne plaan, kes on ikka vaadanud Ameerika filme, on näinud sellist farme ja ütleme sellist maakanti ja hästi ilusaid metsasid ja aga minul juhtus hoopis teistmoodi. Järgmisel hommikul ostsin ma kaardi ja hakkasin, päikese järgi vaatasin, kus pool on lõuna, et et seal läheb veel soojamaks, et eks ma siis marsin kuni Mehhikoni välja, et seal kandis umbes on hea soe ja mõnus. Et läksin siis otsima maad. Ja marssisin õhtuni välja, linn ära ei lõppenud. Siis ma olin küllaltki väsinud ja ma vaatasin majad, tänavad, kohutav tunne. Ei ole maad. Siis ma nägin ühte sellist küllalt musta meest mulle vastu astumas tühjal tänaval ja ma kohe lendasin talle sõbraliku naeratusega ligi, võtsin 6 nööbest kinni, küsisin, et kuule, et kus on see countryside. Tema vaatas mind, küsis kohe, et kus sa nagu pärit oled, et mis countryt sa otsid, et siin ei ole maa kohta üldse, et siin on linn igal pool. Et võib-olla Euroopas teil on sellised maakohad, et ma olen kuulnud, ma olen telekas näinud, et Euroopas on sellised maakohad, et siin meil ei ole, et siin on igal pool linn. Ma küsisin, aga mis siis on, kui linn ära lõpeb? Siis ta ütles, siis on mäed ja kõrb. Vot sel hetkel see oli nagu, kui öelda, vasakhaak, ütleme, nagu boksijad ütlevad, et selline esimene kerge vasakhaak, mis nagu kergelt ehmatama paneb. Ja siis loomulikult ta tundis huvi ka, et mis nagu kodused arvasid, et mis sõbrad arvasid, kui sa niimoodi hullumeelse plaaniga tuled lihtsalt, et nüüd lähen Ameerikasse ringi käima. Ma ütlesin, et sõbrad arvasid, et ma olen hull. See neegri poiss vaatas mind, ütles, et ma ei tea su sõpru, aga ma arvan, nad on targad sõbrad sul. Sellega oli kõik öeldud. Ja ütleme, see otsustas nüüd, et ma ei hakanud sealt linnast välja minema ja ma hakkasin mööda seda, ütleme, linna ja neid äärelinnasid mööda rändama ja ütleme, otsima nüüd oma saatust või midagi sellist. Ma tahaks ikkagi teada, mis edasi sai. Edasi mul õnnestus kaubelda hiinlaste motellis kerge peavari. Kauplesin hinna alla, sain $10 eest öö olla siis 4 ööd $40 eest. Ja siis, mida ma hakkasin tegema, see oli sõna otseses mõttes, ma hakkasin jumalat paluma seal hotellitoas või motellitoas. Et see jumal siis mulle käe ulataks, kui see 4 päeva otsa saab. Ja uskuge või mitte, nii nagu minu elus kõik on läinud, kui ma läksin peale 4. päeva uksest välja, panin ukse kinni ja teadsin, et ma olin rahulik, südames ma olin rahulik, siis ma teadsin, ma olin palunud ja nüüd pidi see abi tulema. Nii kui ma läksin metroosse, üks must, üks 30-aastane naine, rõõmsa naeratusega vaatas siis, kuidas ma erutatult kaarti lappasin, mida ma olin siis ostnud. Ja ta küsis, et mis probleem, et ma võin aidata sind. Ja loomulikult olin mina kiire mees kõike välja ütlema, et ma olen Eestist, Euroopast ja mul ei ole midagi, vajan sõpru, vajan öömaja ja nagu ma olin jumalat palunud, tuligi välja, et see inimene oli kirikust. Ütles, et tule kirikusse, meil on toredaid inimesi, muretseme sulle kõik.
noh, kui sa oled selline tore rändaja, ja sa vajad esialgu, ütleme, sõpru ja elamispaika. Nii et selles mõttes mul vedas. Ja siis nii palju, kui ma tean Los Angelesest, te hakkasitegi õppima seda inglise keelt siis või? Jah, juhtus inglise keelega juhtus selline lugu, et ma sain tuttavaks ühe 65-aastase vanaprouaga, ühe Ameerika intelligentsi esindajaga, kelle, ütleme, sugupõlv on siis maal elanud sellel maal juba väga ammusest ajast. Et ütleme, tema vaarisad võib-olla olid need esimesed kauboid seal. Ja me käisime täitsa veider on see, et me saime väga hästi läbi, lihtsalt kohtusime täitsa juhuslikult ja tuli välja, et tema on käinud Eestis. Ta teab Eestis minu, ütleme, sünnikohta, mida Tallinnas ei tea mitte keegi. See oli niivõrd selline crazy situatsioon, kui mõõn oli. Me olime Vaikse ookeani kaldal, tema ja mina, ameeriklane ja eestlane, ja me otsisime mingisuguseid merekarpe seal. Vaatasime, mida siis meri oli nagu jätnud rannale kivide vahele. Ja lihtsalt jutu seest tuli välja, et Eestist, muidugi ma tean. Mis sa sündisid? Võru ligidal. Jaa, muidugi ma tean. Siis ma olin nii jahmunud, eks ole. Ja siis ta ütles, et inglise keelt tahad õppida, et kõige parem on koolis õppida, et juhuslikult olen mina ühe kooli direktriis. Nii et ja siis ma loomulikult vaatasin jälle üles, ütlesin aitäh jumal, et oled sa mu palveid kuulda võtnud. Ja nii oligi. Hakkasin koolis käima. Peaaegu uskumatu, et niisugune vedamiste jada on saatnud teid niimoodi. Aga ei tea, miks niimoodi on. Oi, seda mina ei tea. Keegi vist ei tea. Seda ma ei oska öelda. Los Angeles, kuidas see linn tundus siis? Linn on nagu enamus Ameerika, ütleme, neid linnasid. Nii nad ise räägivad ka. Ja nii mulle tundus ka ülepaisutatud. Ta on väga suur. Selles linnas räägitakse, et elab 10 miljonit inimest koos äärelinnadega kokku. Ja linn iseenesest, mulle ta meeldis. Kuna mul oli aega seda põhjalikult tundma õppida, kuna ma olin selles mõttes ilma rahata, siis ma jalutasin seal ringi. Tänavad on seal päris pikad. Sellised pikemad tänavad on kuskil 80 kilomeetrit on üks tänav pikk. Sellised 50 kilomeetrise tänavaid on päris palju. Mul oli aega seal õnneks neid tänavaid, ma ei tea, õnneks. Ma õppisin neid tundma päris huvitavate kantide pealt seda linna ja mulle see linn meeldis. See on ikkagi, Los Angeles on mere ääres ja väga ilusad rannad, väga kuulsad ka Eestis. Kõik vist Eestis teavad Santa Monica randa, Santa Barbara randa. Venice Beachi teavad võib-olla vähem. Seal on väga ilusad rannarajoonid. Mulle väga meeldis. Aga seal vist eriti keegi jala ei käi? Jaa, seal keegi jala ei käi. Kui Ameerika inimesed ei saa sellest üldse aru, et keegi üldse jala võiks käia, sellepärast, et ameeriklased hindavad mugavust ja ohutust. Kuna seal elab 10 miljonit inimest, siis nad 10 miljoni inimese hulgas on väga palju, ütleme, halbu inimesi. Ja mõrvad on seal täitsa igapäevane asi ja ütleme, selline vägivald. Seal on olemas linnaosad, kus siis ütleme natukene võib-olla õrna ettekujutuse saate, kui te lähete öösel Lasnamäele, aga see on õhkõrn ettekujutus, sellepärast, et seal on need linnaosad, kus valged inimesed ei sõida autodega ka läbi. Et on lihtsalt ainult mustade linnaosa või on siis mingite kollaste või pruunide linnaosa. Mina, kes ma seda ei teadnud, sain alles pärast tagantjärgi teada, kus ma olin siis käinud või kus ma nagu läbi käisin, sellepärast, et ma kohtusin nende inimeste või nende röövlite esindajatega, siis, kes ka püüdsid nagu mind röövida või midagi sellist. Ja lõppes õnnelikult? Jah, ütleme nii, et mul vedas jälle. Ma võin rääkida mõne sellise juhuse. Kui ma juba oskasin natuke rohkem keelt, siis mulle pakkus tegelikult lõbu ka, kui ma õhtuti, kui viimased bussid juba hilise õhtul olid ära läinud ja kui ma niikuinii olin eksinud vahel ja olin sattunud mingisse täitsa tundmatusse kanti minu jaoks, siis mulle pakkus lõbu lihtsalt inimestega rääkida. Et nagu kuidas öelda keele õppimise eesmärgil
ja täitsa, vahva oli selles mõttes nendega rääkida. Vahepeal juhtus nii, et tuli mingisugune suurt kasvu selline neegri volakas mulle ligi ja hakkas mind, ütleme, mingis mõttes embama ja kobama selles mõttes, et et välja selgitada, kas mul raha on kaasas ja loomulikult ta nõudis sellise päris jämeda häälega mu käest raha. Aga võttes, et sellisel hetkel, sellises meeleheitlikus situatsioonis, kui sa oled mingisuguses rajoonis, kus on ainult mustad ja kus keegi sulle appi ei tule, ma ei tundnud hirmu. Ma hakkasin naerma, ma ütlesin talle, et kuule, et kulla mees, et kas sa mõtled, et mul on raha ja ma tulen siia sellele tänavale. Et ma olen täpselt samasugune nagu sina, ka minul ei ole raha. Et ma olen Skandinaaviast ja ma olen selles mõttes üliõpilane ja ma olen vaene mees. Mul on endal raha vaja, et äkki läheme koos röövima. ja mingis mõttes mul õnnestus nagu ennast teha talle natuke sümpaatsemaks. Ja tõesti ta nagu jäi mõtlema, et ahaa, ja ei muidugi, ja ei, sul raha ei ole arusaadav. Jah, aga, et hoiatas mind, siin on väga palju röövleid, ole ettevaatlik. Ja siis ma ütlesin, et mina pole küll ühtegi röövlit näinud, et vaata, et ega sina ka ju paha inimene ei ole. Sa oled ju väga tore inimene. Siis ta tundis ennast nii imelikult, talle vist ei olnud 100 aastat keegi niimoodi ütelnud. Siis ta läks ära. Pärast tuli tagasi jälle, ütles, et ole ettevaatlik, et siin on väga ohtlik kant. Et siin on kõigil püssid. Ja ma tänasin teda, läksin jälle edasi. No jutt on nii tore, me unustame vahepeal muusika ära. Kuulame siis ikkagi veel Vangeelist, mis meid täna õhtul saadab. Raadio 2 stuudios on Kaidu Tiirik ja me räägime Ameerikast. Novembris. Kas Californias on siis veel soe? Hooaeg on rannahooaeg või ei ole enam? Ei, rannahooaega seal ei ole, aga keskmisele eestlasele, kes on Põhjamaa külmade suvedega harjunud, on see väga, väga mõnus paik talvel. Nii et need rannad, mida meie oleme filmides näinud, kus toimub kõiksugu asju, need on siis tühjad? Nad tühjad ei ole. Ujujatest ja päevitajatest on tühjad. Minu arust päevitamine pole seal eriti üldse moes. Sellepärast, et seal on ikkagi, kes on valge inimene, seal peab ikka valge nahk olema. Selles mõttes, et valgem sa oled, seda uhkem sa oled. Niuke mulje mulle jäi. Aga jah, ujumas seal keegi ei käi. Mina, kui käisin, siis vaadati mind nagu meie vaatame siin jääsuplejaid. Nende jaoks seal vesi on külm ja liiga soolane. Ameeriklased käivad basseinides. Muidugi. Eriti Los Angeleses. Aga rannad on inimesi täis, sest väga paljud inimesed armastavad rannas jalgratastega sõita. Rannas kas või tiritamme teha. Paljud inimesed teenivad raha, näitavad oma kunstrahvale, kes oskab joonistada võrratuid pilte, kes oskab teha eluohtlikeid trikke, süüakse mõõkasid, tallatakse klaasikildudel, tehakse selliseid saltosid, mida ma olen filmides näinud ja mida ma olen mõelnud, et seda küll tegelikult teha ei saa. Aga seal neegripoisid viskavad selliseid saltosid, täitsa ilmsi kohe. Et endal tekib selline kerge alaväärsuskompleks, et ma ju tegelikult ka oskan natukene käte peal käia ja kah natukene hüpata ja karata, aga seal mul ei tekinud mingit tahtmist ennast panna proovile või. Sest minu võimed lihtsalt ei küündinud, seal oli ikkagi maailma selles mõttes paremik koos. Nii et elu käib kogu aeg? Jaa, seal elu käib. Randades. Nii, kui me nüüd Los Angelesest, seal te olite kaua paigal? Seal ma olin üle 2 kuu. Nii, ja siis edasi? Seal edasi vahepeal ma käisin Los Angelesest lihtsalt kaugemal rändamas ja jõudsin ikka sinna samma esialgu tagasi. Väga huvitavad, ütleme, reisid, mis mul oli siis sõpradega. Ma leidsin sealt palju sõpru. Näiteks väga huvitav reis oli ühel päeval. Ütleb üks sõber mulle, et kuule, Kaidu, lähme suusatama. Mina, kes ma olin suusatava Eesti selja taha jätnud ja ei näinud uneski suusatamist, ei saanud hästi aru. Suusatama tähendab Californias suusatama, et see on nonsense. Aga tuli välja, et 2 tundi autoga sõita ja sa võid suusatada. See oli, minu jaoks oli täielik elamus see, et 2 tundi me sõitsime autoga linnast välja kuskile
Nevada poole ja seal on üks suur mägi. See koht, kus nagu me käisime, see on päris mäetipp, see oli Lake Arrowhead. Ja tõesti, seal on lumehanged, tohutud lumehanged ja suusamägi nagu päris. See oli, ma täitsa veidran ennast tundsin selles mõttes, et ühtepidi sa oled Californias, teistpidi, lund on hangedes maas. Et sellist asja ikka Eestis ei ole, et sa sõidad 2 tundi ja kliima muutub. Aga see on niivõrd kõrgel mägedes ja seal tõesti lumega ei koonerdata. Ja väga tore elamus oli minul suusatada seal, kuna ma Eestis olen vist üleüldse elus ainult 3 korda suusatanud. Nii et seal ma esimest korda võib-olla nautisin seda suusatamist. Tõsi küll, üks taanlane, keda ma seal kohtasin, küsis mu käest, et kus sa pärit oled, et paistad, et sa oled eurooplane. Siis mõtlesin, et Eestist. Taanlane, kes ise elab Ameerikas, ütleb, et kuule, et Eestist, et ma tean küll, et aga miks sa siia suusatama tulid, et Eestis teil on ju lund küll. Siis mõtlesin, tead, kui ma siia tulin, ega ma ei teadnud, et ma siin suusatama hakkan. Et see oli täitsa veider kogemus. Te ütlesite, et palju sõpru ja rääkisite nii paljudega ja suhtlesite ja kõik. Kas see oli kerge seal? Leida näiteks sõpru? Ütleme, muidugi ma nimetan neid sõpradeks, aga ma nimetan neid sellepärast sõpradeks, et Ameerikas inimesed nimetavad üldse sõpradeks tuttavaid. Jah, tuttavaid, ütleme niimoodi, et ma selles mõttes teine kaal on nendel sõpradel, kes mul siin Eestis on, kellega ma olen, ütleme, aastaid koos soola söönud või luurel käinud, midagi sellist. Aga jah, ütleme niimoodi, et sa leiad, kui sa oled rändaja, siis paljud inimesed, kes töötavad teenindussfääris, sinule oma keep smilingut ette ei mana. Aga sa võid kohata väga häid inimesi, kes tõeliselt, nad ei ole huvitatud sulle hea olemast. Aga sa näed täpselt ära, kes on hea inimene, kes sinule naeratab, kui sa oled rändaja. Siis see tähendab, et ta on juba hea inimene, sest ta ei taha sult midagi saada. Ja see on tohutu elamus tegelikult näha inimesi tõelisi palgeid. Kui sul on raha ja sa oled hotellis, siis naeratavad sulle kõik, aga see naeratus ei maksa midagi. See on selline kramplik naeratus, mis raha nimel on suunurgas igal korralikul ameeriklasel, kui ta töötab kuskil, kus ta raha teenib. Aga kas te omasuguseid rändajaid nägite ka seal? Ma ei tea, just ütleme sealkandis just. Jaa, nägin. Ma kohtasin päris huvitavaid inimesi. Nii ütleme ameeriklasi, kes rändavad oma suurel kodumaal ringi. Nii ka inimesi, kes on kuskitelt võõrastelt maadelt, ütleme Argentiinast, Koreast, Mehhikost. Nad on õppimas Los Angeleses, nad ka õppisid inglise keelt. See oli nii vahva teha esimesi samme selles mõttes koos õppida. Igaüks räägib ise konarliku grammatikaga inglise keelt. Kõigile on see võõras keel ja omavahel me ikkagi suhtlesime inglise keeles. See oli väga vapustav, kuulata nende kodumaast. Näiteks meil olid koolis, kus ma seal käisin, etiooplane, nepaallane. Ja kui nad räägivad oma maast, siis tekib siuke tunne, et siis tunned, et sa armastad kogu inimkonda. Et sa tunned, et ta ei ole tegelikult üldse teistmoodi, ainult tema kultuur on teistmoodi, tema nahavärv on teistmoodi, aga tegelikult ta mõtleb, ta tegutseb, tema unistus on samasugused nagu eestlasel. Siis alles tunned, et maa on nagu meie kodu, et ei ole ainult Eesti meie kodu ja kõik muud on võõrad. Piirid ongi inimeste tehtud ju. Jah, jumal piire vist ei teinud. Jah. Me peaks vist nüüd Los Angelesest natuke välja ka saama juba kaugemale minema, sest et pikk tee on veel ees. Aha, olgu, saame siis natuke välja poole. Tähendab, Los Angelesest veel nii palju, et sealt ma käisin autoga mõnes kohas, San Franciscos näiteks. Siis ma käisin Las Vegases. Las Vegasest mul ei ole midagi eriti rääkida. Ütlen nii palju, et ma ei võitnud sealt midagi. Minu kõrvalt võideti 5 Ameerika sendiga auto kõrvalt masinast. Need inimesed muidugi olid erutatud, ameeriklased. Nad olid päris vahva oli neid vaadata. Aga minul see eriti vahva ei olnud. Mul oli natuke kade meel ka, et mina olin vale masina taga istusin.
nii palju siis sellest. Grand Canyonis muidugi käisime. Vaat sellest võiks nüüd küll natukene rääkida rohkem. See Grand, olevat vapustav küll. jah, Grand Canyonisse siis kutsuti mind ka kaasa. Üks Argentiina poiss, Mehhiko tüdruk, Korea tüdruk ja mina plaanitsesime siis, võtsime auto ja sõitsime vaatama siis Grand Canyonit. See on kohutavalt ilus suur auk selles mõttes ja see on, ütleme, ameeriklastele ka väga tähtis, seal on nagu looduskaitseala ümberringi, seal loomad jooksevad vabalt ringi, hotellide ligidal, nad ei karda üldse, väga vahvaid pilte sai seal tehtud. Ükski loom sind ei karda, jänesed ja no nagu loomaaias oled. Ja muidugi see suur Grand Canyon, see avaldab ikka muljet. Kui sa vaatad sellesse sügavusse, siis sa tunned, kui pisike sa oled. Näe sellist. Ta on vist nii tohutu, et seda päris lõppu nagu ei näegi või? Mina olen filmidest näinud. Tähendab, näeb küll, aga ja tegelikult, kui sa vaatad seda põhja, sa nagu ei tunnetagi seda sügavust, aga mingil hetkel ma kuulsin mürinat, sest see nagu kuristik võimendab mürinat. Ja ma kuulsin, et kusagil peab olema helikopter, mis mürinat teeb. Ja ma nägin allal põhjas kuskil kaugel mingit täppi. Ja see oli vot siis ma tundsin, et kui see helikopter, mida tavaliselt ütleme, kui taevas näeme, on täpp, kui ta on hästi kõrgel. Nüüd ma nägin teda allapoole vaadates täpina. Ja siis ma tundsin, et et mis sügavus on sellel augul, kui müring kostab suurena, aga täpp on nagu mingi sääsk. Siis peab ikka olema küll. No, täpselt nii. Ja. Muidugi seal oli väga, väga huvitav elamus mul veel, et ma tegin pilti ka seal. Kui Las Vegase ligidal on veel küllalt külm ja Grand Canyoni ligidal ka seal kandis, siis kui ma räägin kandist, siis nad üksteisest võib-olla paarisaja kilomeetri kaugusel, seal on vahemad teised. Mehhiko tüdruk, kes meiega kaasas oli, nägi esimest kord elus lund. See oli nii kihvt vaadata, kuidas inimene, kes pole elus lund näinud, vaatab natuke oli lund seal mäe otsas, vaatas, lumi! Ma tegin kohe pilti sellest ja fantastiline on teisi inimese rõõmu näha. Nii, San Francisco. San Franciscosse kutsusid mind kaasa Eesti tüdrukud, kes kah elavad Los Angeleses ja nad kutsusid mind kaasa, et ole meheks, et tule appi, et meil on auto, aga me ei oska eriti sõita, et kas sina oskad? Minul muide lubasid ei ole. Mina ütlesin, muidugi oskan. Ja siis ütledi, et kas sa oled Ameerikas ikka sõitnud ka? Ma ütlesin, muidugi olen. Tegelikult ma ei olnud, aga mul oli lihtsalt igav. See oli 1. jaanuaril. Mul oli selline üksildane tunne ja ma ei tahtnud maha jääda neist. Ma lihtsalt pidin valetama. Ja nüüd ma läksingi siis autojuhiks neile kaasa ja me sõitsime vist 600-700 kilomeetrit Los Angelesest San Franciscosse. See on, ütleme, ameeriklased ise hindavad San Franciscot väga. Paljud inimesed unistavad sinna elama minekust. See on kohutavalt ilus. Nagu poolsaarte peal on linn. Seal on, igal pool on vesi. Seal on väga kuulsad, maailmakuulsad asjad nagu Golden Gate. Kuulsad linnaosad. Seal on maailma, räägitakse, kõige kõveram tänav. Ja lainelised tänavad, ja need trammid. Ja trammiga sai sõidetud ja see on väga kiht, kui sa saad, seal on selline hästi kuulus tramm, kus sa võid siis sõita mitte, et sa ei pea trammi sees istuma, vaid sa saad trammi küljes rippuda, nii et sa võid jalaga toksida kõrvalt sõidvaid autosid ja see on päris mõnus elada nagu vanas ajas mingis mõttes. Ja siis kangastub mulle mingi pilt mingist sillast. Seal on see tohutu Golden Gate Bridge, eks ole see. See olevat midagi vapustavat. Ta nüüd otseselt mind ei vapustanud, aga eks ta muidugi. Eriti kui tead, et ta on Golden Gate ja siis nagu... Et peab olema. Ja muidugi, et peab olema tore ja pilte sai ka tehtud seal ja... Aga edasi. Tähendab, juhtus siis nii, et mingil hetkel ma nagu ärkasin oma sellest, kuidas öelda, tardumusest. Tardumus ma nimetan seda, kui ma olin sisse elanud juba Los Angelesse, ma olin käinud neid tänavaid pidi, ma olin käinud neid, ütleme, ma tundsin seda linna. Mingis mõttes ma tundsin nagu, kuna ma olin seal palju elanud, siis ta oli nagu mul kodu. Ja nüüd ma tuli meelde, miks ma tulin Ameerikasse, et ma tahtsin rännata ju läbi
peaaegu kogu selle maa. Mingil hetkel ma ütlesin oma Ameerika tuttavatele, et noh, ma siis nüüd lähen. See oli päris vahva. Sellest võiks pärast muusikalugu rääkida, kuidas ma siis sealt minema hakkasin. Nii. Edasi, kodu poole. Vangeelis, jah, kuulame Vangeelist vahele. Kakskümmend 3 ja 2 minutit näitab kell. Kaidu Tiirik on Raadio 2 stuudios ja me hakkame kohe rändama mööda Ameerikat. Nojah, olin enda arust küllaltki kaua juba jäänud, ütleme, California kanti. Olin seda natuke tundma õppinud. Mingil hetkel ma ütlesin siis, et oma sõpradele tuttavatele, et okei, et ma hakkan nüüd kodu poole minema. Loomulikult nad mõtlesid, et ma lähen leenukiga. Ahaa, et leenukiga, no jah. Ma ütlesin teie, et mitte leenukiga, et ma mööda minnes vaatan natuke teie maad ka. Et ma olen niisama jala. Alguses mõtlesin, et ma teen nalja. Nad ütles, et Kaidu, et ma ei tea, kui suur sul Eesti või see, kui suur sul see kodumaa on, võib-olla, noh, et kui suur ta on, et sa võib-olla paari tunniga sõidad selle läbi autoga ja jalgsi võib-olla lähed mõne päevaga ja et aga Ameerikas ei tehta selliseid asju. Et see on lihtsalt eluohtlik. Noh, teatud põhjustel. Et võib-olla sajandi algusel mindi jalgsi. Et aga nüüd ameeriklased rändavad palju, aga autoga. Et jalgsi lihtsalt ei ole soodus minna, kuna ameeriklased kõik sõidavad autodega. Kuna Ameerikas on väga lihtne inimesel autot soetada, üürida, rentida, osta ja kellel ei ole autot, nendesse inimesed suhtuvad väga halvasti. Need on järelikult röövlid, pätid, hulgused. Ja sellist mõistet nagu rändaja Ameerikas ei ole. Kus ma ütlesin inimestele, tee peal rändaja, mind vaadati nagu kergelt hullumeelselt, et mis sa rändad, aeg on raha. et tere, et kellele sa siin puhud. Et oled vist selline kurjategija. Midagi on valesti ja juukseid ka peas ei ole. Täpselt. Ja nüüd siis, kuna ma oma plaanist kangekaelselt kinni pidasin, siis head inimesed andsid mulle lihtsalt magamiskotti, et kuule, et võtta igaks juhuks magamiskott kaasa, et sa oled siiamaani täitsa ilma selleta läbi ajanud, et see on et siis on vähemalt sul magamiskott kaasas. Et muidu külmad seal kuskil tee ääres ära, kui tõesti midagi peale panna ei ole, et ööd on ikkagi küllalt jahedad. Isegi tolles soojas kandis, kui sa maa peal magad. Ja nii ma siis läksin. Mingil päeval hakkasin Los Angelesest välja jalutama. Asjad olid näpus. Raha oli siis kaasas $70 olin natuke teeninud ja ütleme, kõrvale pannud. Ja siis mingis Los Angelese äärelinnas mingi hiinlasega sain veel korra kokku. Ja see hiinlane ütles, et tead, ma annan sulle oma aadressi. Sa kohe saada mulle kaart. Sa mulle saada kohe kaart, kui sa elusalt kohale jõud, et ma nagu hästi ei usu seda. Ja paljud inimesed ajasid mind selles mõttes vihaseks, et nad küsisid mu käest igasuguseid selliseid täitsa rumalaid küsimusi, et kus sa magad, mis sa sööd. Mul ei olnud aimu ka. Nii ma neile ütlesin ka, et teate, mul ei ole aimu veel. Siis nad ütlesid, oi, sa pead sellele kõigele mõtlema, et muidu sa lihtsalt ei jõua elusalt kohale. Ma ütlesin neile, et mis ma sellest mõtlen, et ma targemaks niikuinii ei saa, et raha mul rohkem ei ole, et arvestatud on nii, et ma New Yorgist helistan koju, lasen endale sõbral raha saata, et ma saan piletiga tagasi lennata, et see on mul plaanitsetud, et ma olen kangekaelne, et võib-olla ma olen loll ja võib-olla ma olen põikpäine, aga vähemalt ma olen nagu seda mingis mõttes visa. Ja nii ma siis läksin. Muidugi ma ei arvanud, et see reis niivõrd, ütleme, kannatustärikaks kujuneb. Ma kogesin seal selliseid tundeid läbi, mida ma tegelikult rohkem enam ei taha kogeda. No, läheme edasi. Ja jõuame ükskord nende tunneteni ja kõige selle kogetuni, eks ju? Okei, järgmine riik oli siis Osariik. Järgmine osariik oli Arizona. Jaa. Mul oli mingisugune aimdus sellest, et Arizona on kõrb. Ütleme vähemalt see trajektoor, kust mina sealt läbi pidin hakkama minema, et on kõrb. Selles mõttes oli hoiatatud. Aga see on teine tunne, kui sa ikka lähed ja sinu ümber ongi kõrb. Ja milline see kõrb oli? See on niimoodi, et ümberringi on kerged väiksed mäed. Küllalt nagu mäed ja ütleme, et sa lähed ja sinu ümber on ainult liiv. Ma pidasin nagu enda orientiiriks ühte suurt magistraali, kiirtee või ütleme
Highway 10, see oli nagu, mis läks kõikidel läbi osariikide idakaltale välja Floridasse. Ja ma selle läheduses ikka müttasin ringi, et kompassi mul ei olnud. Ma ütlen kõigile rändajatele, et kompass peab olema. Et ilma selleta on väga halb, et kui päike looja läheb, siis on täitsa raske. No muidugi pärast lõpus ma õppisin juba tähtede järgi orienteeruma, et see ei ole ka probleem. Kompass, see on ka ületatav. Arizonasesse ma sain päris hästi. Phoenixi linna sain ühtede Hollandi pensionäridega, kes oli terve eluaeg tööd teinud. Ja nad kuidagi iseenesest ma kohtasin neid, kui ma olin täitsa omadega selles mõttes Los Angelese äärelinnas. Ma ei saanud sealt välja. Ausalt. Ma proovisin alguses hääletada nagu Euroopas, et sa saad käe üles ja et keegi võtab sind peale. Mitte keegi ei võtnud peale. Mul käed väsisid ära ja nii üks kui teine ja ma loobusin sellest. Ja siis ma lihtsalt proovisin jälle jumalaga rääkida, et istusin kusagil teeäärses baaris, kus siis kõik läbisõitvad autod peatusid ja kus nad siis ostsid endale moona. Ja ma istusin seal baaris, ma palusin jumalat, et kuule, mis ma nüüd teen, et ma ei oska kellegi juurde minna ka ütelda, et kuule, kus sa sõidad, et võtta mind kaasa. Ma olin küllalt veidra välimusega kah, niisugune Ränumäe välimus reisi ajaks. Ma olin juuksed maha lõiganud, ma olin kergelt kiilakas, päris kiilakas ja inimesed nagu võib-olla natuke võõrastasid mind. Järsku, kui ma olin, mõelnud need mõtted ära, et mul tõesti midagi muud teha ei ole, selline täielik meeleheide, väsimus, kõik. Võtsid inimesed mind peale ja ütlesid, et anna andeks, et me läheme ainult Phoenixisse. Ise tulid minu juurde, ütlesid, kuule, et sa oled just Euroopast, et kus sa lähed, mis sa teed. Ma ütlesin, tahaks natuke ida poole minna, et lähen koju jalgsi. Siis nad võtsid mind peale, viisid mind Phoenixisse. Vot sellel hetkel, kui ma sõitsin nende autos, luksus sellises liikuvas autos, ütleme maja auto, kahetoaline, selline väga-väga ilus, niisugune rännukabiin. Ma mõtlesin, et et see reis läheb päris libedalt. Ma olin omadega 7. taevas, sõin veel tollal korralikult, ma sain isegi duši all käia vahet vahel. Aga siis Phoenixist läks rännak nagu raskemaks. Siis mäletan, et terveks eluks jääb meelde, kui ma olin jalgsi käinud, ütleme, kaks peaaegu 3 päeva mööda kõrbet ja ma teadsin, et mul on veel minna mitusada kilomeetrit, sest ütleme, sinna tee peale ma ei pääsenud suure tee peale. See on, Ameerikas on kõik need kiirteed on ääritsetud nagu okastraatidega, nii et keelatud on üldse suurte tee peal käia, kuna seal on liiklus väga kiire ja kusjuures ka kurjategijate oht, et nii inimesed kardavad kurjategijaid, kui ka autodega kurjategijad võivad, ütleme, neid inimesi peale võtta ja midagi siis halba teha. Nüüd ma mäletan seda, kui ma olin kõrbes ja mul ei olnud süüa enam, mul ei olnud juua enam. Siis ma mõtlesin sellele nipernaadile tagasi ja mul teised seisukohad tekkisid selle raamatu suhtes ja kõikide rännakute suhetes. Aga kuna ma olin kõik sillad põletanud, siis ma lihtsalt, ma käisin seda teed, mida ma valinud olin. Aga kui tühi see kõrb oli, siis kas seal ikka elamuid ja kõike sellist elamist ka inimesi? Elamuid kõrbetes mina selles mõttes eriti ei näinud. Maantee ääres ei olnud ka midagi. Maantee ääres on, iga 50 või 100 kilomeetri taga on need paigad. Ütleme, kus autojuhid saavad võtta bensiini ja osta kalli raha eest, ütleme, süüa või siis kalli raha eest ööbida. Aga minu jaoks, sellel erilist mõtet ei on nüüd, kui ma ikkagi päevas ma käisin võib-olla 75 kilomeetrit, kui mul kas või 100 kilomeetrit ma oleks pidanud käima, siis ma ikka järgmiseks ööseks kuhugile sööma ei jõudnud, nii et selleks päevaks ma enam süüa ei saanud ja seda enam, et mul rahagi ei olnud, siis ma ööbisin kõrbes. Nii sama lagedada magamiskotis. Mul tulid meelde need Los Angelese elanike sõnad, kes küsisid mu käest, et kulla mees, et kus sa ööbid? Ja siis ma käisin, see oli see esimene öö, kus ma olin nüüd täitsa üksi. Hakkas öö tuli peale, pimedaks läks juba, tähed särasid, kõrbes ei ole pilvi. Ütleme, päike paistab alati väga kõvasti ja siis tähed säravad puhtalt.
Ja siis ma mõtlesin, et kuhu ööseks minna, kuhu, tekkis selline hirm, tekkis selline ärevus. Ja siis ma nagu loobusin sellest, mõtlesin, et mis asja, kui ma olen juba tulnud, valinud selle tee, ärgu ma siis muretsegu. Ja tõesti, kui ma loobusin muretsemast, kuhu ööseks minna, siis mingi aja jooksul ma lihtsalt läksin ja kui ma olin väga-väga väsinud, ronisin üle mingisuguste traataia sealt tee äärest kuskile kõrbesse, läksin avakõrbesse ja istusin lihtsalt maha, et ma puhkan natukene. Eile natuke aega läks mööda, mul tekkis väga magus uni. Mul ei tekkinud mingit küsimust, kuhu minna ööseks või mida. Ma itsin sinna sama pikali, kergelt palvetasin, et tarantlid ja maod mu magamiskotti ei roniks ja mingit probleemi ei olnud. Kell 6, ütleme kõrbes kell 6, õhtul ma läksin magama, kuna päike läks ära, läks pimedaks. Päevavalguses veel näed, kuhu sa astud või mis, aga pimedas nagu ei julge eriti käia. Ja siis hommikul kell 6 tuli päike välja, hakkasin jälle marssima. Ja tõepoolest need tarantlid ja maad, see oleks päris jube kohtumine olnud. Need on ju seal ikka üks jagu vist. Järjekordne vedamine räägiti mulle pärast, et juhtusin tulema õigel ajal läbi nende kõrbetsoonide, mille pärast oli küllaltki külm periood madudele ja tarantlitele ja alles, ütleme, natuke aega pärast minu lahkumist, ma ise arvestan nüüd tagantjärgi, nad vist hakkasid välja tulema, selles mõttes, et nende see munemisperiood ja väljatulemisperiood oleks ma natuke viivitanud. Mulle räägiti, et suvel, kui ma oleks seda tükki teinud, siis võib-olla lihtsalt ei olekski üldse läbi tulnud. Need vedased ma tulin õigel ajal, et nende jaoks oli veel natukene külm. Mina, kes ma muidugi neid kogu aeg kartsin, süda väreles sees. Panin enda alla magamiseks sellise suure kile ja siis seal olin magamiskotis ise kile peal, ise mõtlesin naiivselt, et kui tulevad, siis krabistavad. Ma olin muidugi väsinud nagu nott, ma magasin hommikul selles mõttes terve öö läbi ja ma ei kuulnud kedagi. Minu pärast oleks võinud kas või dinosaurus seal kile peal krabistada. Midagi sellist. No ja järgmine päev oli samuti söömata ja? Võt siis oligi, ma räägin nüüd natukene tükati, ma räägin 3 päeva siin seda juttu. Siis järgmised, ütleme, mälupildid või mis mulle ette tulevad oli mingisugune päev. Siis olin tõesti juba, toiduained olid otsas, need, mis mul olid kaasa varutud, raha muidugi veel natuke oli, vesi oli otsas ja ma ei saanud minema kõrbest. Minu järgmine sihtpunkt oli vist, kuhu ma tahtsin minna, oli mingi 200 kilomeetri kaugusel ja ma istusin ja vaatasin ühte silti. Sildi peal oli siis Indiaani reservaat, 10 kilomeetrit paremale suurest teest. Ja ma mõtlesin, kas minna või mitte minna. Ma ei julgenud minna. Ameeriklased ei soovita indiaanlaste juurde minna. Indiaanlased elavad oma reservaadis sellist küllalt kibestunud elu. Nad on nagu, kuidas öelda, kõigele käega löönud. Seal väga lokkab kuritegevus, nad joovad pidevalt ja väga, ütleme, tarvitavad igasuguseid rohtusid ja valgetesse suhtuvad väga halvasti. Ja mulle öeldi, et kui sul elugi vähe armas on, selles mõttes, et ära sinna mine. Et sinusse ei suhtuta hästi. Ja nüüd ma lihtsalt seal sildi all istusin ja mõtlesin, et üks võimalus on see, et siin surra, teine võimalus on see, et seal surra. Aga viimasel hetkel, kui ma olin just otsustamas, et ma lähen, et ma tõesti muidu lihtsalt vett ei ole, ma suren ära, et siia ma oma nipernaadi juttudega olengi jõudnud. Võttis mind peale üks väga kihvt härrasmees halli peaga, soliidne härrasmees. Ja tuli välja, kes ta on Ohio osariigi šeriif. Ja tema ei kartnud mind, ameeriklased muidu, ma olin väga vihane. Ma ütlesin talle ka, et jumala küll, et kas sina mind ei karda, et vaata, ma olen kiilakas ja äkki ma midagi halvasti teen sulle ja et ameeriklased on üks väga arg rahvas, et ma olen siin teede peal proovinud inimestega auto peale saada, mitte keegi ei võta mind. Ja siis ta naeris, ütles, et võib-olla jah, on arad mõned, aga mina olen endine politseinik ja šeriif ja mina küll ei karda, et ma olen sinusuguseid kiilaspäid näinud küll ennem. Et astuva kastu autosse, et ma vaatan, et sa oled sured siia muidu lihtsalt ära, et mis pärast sa üldse hull niimoodi jalgsi mööda kõrbe tuiad ringi ilma varustuseta. Ameeriklastel on kõige asjade jaoks varustus. Üks puha, kas nad siis lähevad, ütleme, kõrbesse või mägedesse või
ameeriklastel on materiaalne külg väga hästi arenenud. Ja selles mõttes nad on mugavad, nemad kunagi ei lähe ilma millegita kuhugile. Nii, edasi siis, nüüd ma sain selle härrasmehega päris palju edasi kilomeetreid. No, igasuguseid pisiseiklusi mul tekkis ka teel, aga mis siis oli niuke põnevam asi, mis jälle mulle nagu meelde jääb. Põnevam asi oli siis selline, et jõudsin kuskile Arizona osariigi lõppu. Ma olin peaaegu sealt juba läbi kuskil. Ja seal ma siis marssisin jalgsi edasi. Ja mida ma nägin? Ma nägin, väljas olid isegi sildid, suured liiklusmärgid, et hääletajaid mitte peale võtta. Et seal on, Ameerikas on selles mõttes asi täitsa crazy, et ärge kunagi mingi Ameerikas hääletama. Seal on sildid väljas, et ärge hääletajaid peale võtke. Siis, mis veel selgus, oli seal kõrval oli osariigi vangla. Nagu ütlen, et mind vaadati sellepärast kohkunud nägudega, et ma olin kergelt, ütleme, juukseid mul peas ei olnud ja vangla ligiduses siis rõõmsalt püüdsin autode peale saada. Nii palju siis sellest. Kuulame vahepeal Vangeelist, muidu me unustame ta päriselt ära. Kaidu Tiirik on meil täna siin külas ja Vangeelis, mida me kuulsime, kuulub tema lemmik muusika hulka. Ja me muudku aga liigume edasi mööda Ameerikat. Oleme siin Mehhiko piiri lähedal parasjagu. Kas mehhiklasi oli palju näha? Jaa, minu arust, ütleme, see kant, ütleme, see Ameerika kant, mis Mehhiko piiri äärde jääb, ütleme, need osariigid, ütleme, California, Arizonas, New Mexico ja Texas, need on minu arust jumala poolt ikka õnnistatud ikka rohkesti meksiklastega. Isegi ameeriklased suhtuvad, ütleme, mustadesse paremini kui meksiklastesse. Nad isegi kutsuvad mehhiklasi meksiklasteks. Ja nad räägivad nendest nagu kassidest selles mõttes, et tõepoolest need Mehhiko inimesed, nad püüavad tulla üle Ameerika piiri iga hinna eest. Kuna see, nad tahavad oma õnne ja edu saavutada, eks ole, Ameerikas, siis nad pidevalt jäävad igal pool kiirteedele, autode alla ja tõesti nagu kassid. Et selles mõttes suhtumine on ka selline, et jälle üks mehhiklane on kuskil alla jäänud, et neid nagu ei loeta. Niuke suhtumine nagu kõlas välja, et need ei ole loetud. Üks mul tuttav rääkis ka Ameerikas sellist loo, et purjus peaga sõitis teelt välja ja vaatas, et valge naine. Ja siis vaatas, et nagu hetket tajus, et mingi mees käis seal kõrval, et mingi niukene mehhiklane tundis nagu korra ära, et mingi mustem. Ja vaatas, et oi pagan, keeras, ajas mehhiklase nagu surnuks. Politseinikud tulid ligi, et mis sa tegid? Ja siis ütles, et olid vaadanud, jumal, see on üks lugemata mees, selles mõttes, et kellel ei ole dokumente ja siis ei tehtud mehele midagi lasti minna. Päris kohutav. See on päris kohutav selles mõttes, aga midagi teha ei ole. Nemad tulevad üle oma Rio Grande, eks ole ju, arvates, et seal ootab neid õnnistus ja rikkus ja kõik. Jah, nad tulevad ja neid on selles mõttes, need kandid on täitsa täis, nad elavad, ma ise tean maja, kus Los Angeleses, nad elavad 60 kesi ühes majas. 60 inimest, nad käivad ja otsivad tööd, nad töötavad kopikate eest ja iga üks toob võib-olla $1 koju ja nad söövad jälle kõud täis ja nad on õnnelikud, saadavad isegi koju raha. Nii palju mehiklastest. Jaa, see on kurb. Aga siin on üks selline linn nagu El Paso, mis on New Mexico ja Texase nagu piiril või. Ja see on meile kuidagi tuttav linn, ma mäletan, mina olin ülikoolis, siis lauldi, et El Pasos on üks öölokaal. Selline tore tudengite laul oli. No El Paso minule jääb meelde tudengite lokaaliga, aga mulle jääb meelde El Pasos siis, see oli nagu Texas juba. Ja ma olin rõõmus, et ma olin nagu 2 osariiki juba selja taha jätnud. Ma ajaliselt muidugi ei mäleta, sest kella mul kaasas ei olnud, ma ei teadnud päevi ega tunde. Ei teadnud ka, mis maailmas toimus üleüldse? Ei, üleüldse ei teadnud. Mul polnud mingit, ma olin täielik metsmees selles mõttes. Kuivõrd nüüd seal mets oli, metsa seal üldse ei olnud. Ja ma kohtasin... mis ma kohtasin? Ma istusin kusagil. Äkki peatas minu kõrval auto.
vanaaegne limusiin, väga siukene kena limusiin. Ja 2 abivalmis noort meest, minu vanused võib-olla natuke vanemad, tormasid mulle ligi ja pakkusid küüti. Et et ma vaatan, et me vaatame, et sa istud siin, et tahad, tule peale, me viime su edasi. Vaatasin, et imelik, et miks nad nii viisakad minuga on, et alati kui sellisel maal nagu Ameerika, et keegi on sinuga liiga viisakas, järelikult ta tahab sult midagi saada. Selline arvamus lihtsalt tekib Ameerikas olles. Ja ma mäletasin neid hoiatusi, mis mulle Los Angeleses tuttavate poolt kaasa anti, et ära sa igasse autosse istu, sa ikka vaatad, kellega sa kaasa lähed. Ja mul ise mõtlesin, niuke totter hoiatus tundus mulle tol hetkel, ma mõtlesin, et aga mul ju midagi valida ei ole. Et võib-olla on imeelikud inimesed, aga normaalsed inimesed mind lihtsalt nagu peale ei võta. Istusin sisse, esimene hetk ma kohkusin muidugi täitsa ära, sest auto oli alasti naisi täis. Ja mehed olid muidugi riietes ja kui ma vaatasin rooli taga oli selline mees, kelle kõht juba kaalus 100 kilo, kes oli siis üleni tätoveeritud, kellel oli selline jõuluvana ilus valge habe ees, niisugused terased, intelligentsed, väiksed silmad, niisugused küllaltki kurjad ja otsustava pilguga. Ja siis muusika oli autos selline mingisugune selline, ma ei tea, heavy rock metall või jumal tea, mis see on, mina ei ole selle muusika austaja, aga sellel hetkel, kui ma olin sellises veidras seltskonnas ja auto kihutas mingi 160 kilomeetrit tunnis läbi linna, siis ma tundsin, et mul hakkas see muusika meeldima, ma hakkasin seda muusikat kiitma sellele pealikule. Ütlesin, et väga hea muusika, et kus sihukest muusikat saad, et mul oleks ka niukest vaja. Ja siis ta muidugi hakkas muga rääkima, talle meeldis, et mulle meeldis see muusika, mis talle meeldis. Teised olid kõik vait, 2 naist, 2 meest, need olid vait. See oli väga imelik tundus. Ja ma kartsin, ma reaalselt kartsin, kuna ma olen kuulnud, et tõepoolest seal inimesed niimoodi lihtsalt kaovad ära. Ja mind hoiatati ka, et miks pärast mina just pean kartma rännates, on see, et sinust on näha, et sind keegi taga ei nutta, et sa oled kotiga, ütleme, rännumees, et sul ei ole, kes sind taga hakkab otsima. Et niimoodi lihtsalt inimesed lähevad kaduma, varastatakse igasuguseid organeid, neerusid, mis asju kõike taga aetakse. Ja igasugused muid lollusi võib ka juhtuda, on räägitud igasugused jõledusi. Ja nüüd ma istusin ja mõtlesin siis, et et mida nad mult tahavad, miks nad mu vastu nii viisakad olid. Aga juhtus nii, et neil nagu minu vastu midagi ei olnud. Ma sain sellest siis aru, kui nad ütlesid, et okei, et me oleme nüüd sellest El Paso linnast läbi, et sa võid nüüd minna, et aga meie keerame siit vasakule ja oleme pidu panema. Mina mõtlesin, et õhtu on juba käes, huvitav, et miks nad mind ei kutsu, et äkki kutsuvad mind ka, ise niimoodi mõtlen, loodan. Ja siis see härrasmees päädas auto kinni, see pealik ütles, et et ole hea, jätka oma rännuteed, aga kui tahad, tule kaasa. Ja siis ma risti kätt ei löönud, ma mõtlesin, et mis alternatiiv mul ikka on minna kuskile kaktuse alla jälle seljakott peal, niisugune suur pealune, et nii on selline, kuidas öelda, nutune alternatiiv. Ja siis ma läksin nendega kaasa, muidugi nüüd ma hakkasin nägema selliseid asju, mida ma kinos ka ei ole näinud. Seal tehti siis narkootikumi suitsu, joodi, seal käis selline orgia. Tõepoolest, ma olin nagu mingisugune teises maailmas, ma nagu ei tunnetanudki seda, ma vaatasin seda, ma ei saanud sellest aru, sellepärast, et minu, ütleme, tõekspidamised sellega ei sobinud, aga sel hetkel ma olin nagu, tõesti, ma nagu istusin küll seal keskel ja kõike nägin, aga samas miski ei jäänud mulle, kui ma Eestis või oma sõprade hulgas sellist asja näeks, mul tekiks vastikus, mul tekiks jälestus, mul tekiks, ma ei tea mis. Aga sel hetkel see oli niivõrd crazy, et see ei jõudnud mulle teadvusesse. Tagantjärele alles, ütleme niimoodi, ma hakkaksin võib-olla oksendama, kui ma sellele mõtlen, mis seal toimus, need, ütleme, seksorgiad, see, ütleme, oheldamatu, ma ei tea, mis ja kõik. See oli veel hästi vahva oli see, et ma sümpatiseerisin vist, ma selle jutuga, et ma seda muusikat armastan vist selles mõttes pealikule sümpatiseerisin, siis minu jaoks tehti kõik ette taha ära. Mulle pakuti ka seal naisi, narkootikumi,
no muidugi kui narkootikumi piip läbi käis, ütleme minu huultelt, siis ma tean, et kui sa oled indiaanlaste juures külas, siis sa ei tohi öelda, et ma ei suitseta. Nad ei hakka suust hästi suhtuma. Siis ma nagu moe pärast tegin ka natuke suitsu. Ise kartsin, et ma pole kunagi narkootikumi proovinud, et ise kartsin, et oi pagan, et nüüd äkki hakkab veel pähe, et jumal teab, mis nad muga teevad. Aga nii kui õllekapp tühjaks sai, nii kohe tõi üks tantsiv alasti naine naeratades mulle uue õlupudeli. Ma ei näinud, kes teda käskis, aga need käsud käisid mitte käega, mitte sõnaga, need käisid silmadega. Ühesõnaga, terve see 4 inimest pluss see, ütleme, külamees, farmer, kelle juures nagu see pidu käis, kuuletusid sellele pealikule sõna lausumata ja väga kiiresti. Ja ma sain aru, et nende inimeste headus oli teeseldud. Ma sain aru, et see, et mind hästi nad minusse suhtusid, oli ainult pealiku käsk. Ja see, et neil manitses mind ettevaatusele, et nendel olid kõigil meestel olid külje peal sellised suured pussnoad. Ja ma sain aru, et nad samamoodi naeratavate nägudega lõikaksid hea meelega ka mul kõri läbi, kui oleks selline käsk. Nii et selles mõttes ma ei tundnud ennast vabalt. See oli muidugi väga kihvt. Farmer oli kah päris asjalik. Jäi sinna purju hästi ja hakkas rääkima muga juttu ja alguses oli küllaltki ebasõbralik, aga siis ta sai sellise mingisuguse käsu. Kõigepealt ma küsisin ta käest, et kuule, et ole mees, et mul on nii kõrbes siin ringi tatsad, ma olen nii väsinud ja mul on nagu jalad tolmused, et ma peseks hea meelega. Tema ütles, et kulla mees, et mul on kõik aru saadav, aga meil kõrbes vesi pesemiseks ei ole, et me peame vedama kauge maa tagant vett endale, et tead, et meil ei ole vett. Ma ütlesin, et okei, unustasin selle. Ja äkki see mees nagu võpatas ja tormas mu juurde, ütles, et kulla mees, et anna andeks, meil on küll vett, et tule, et meile toodi, teeme. Eks ta oli siis käsu saanud oma sellelt pealikult silmadega, sest sõnadega ma ei kuulnud midagi. Ja siis kõik need 2 meest pussnugadega mehed, need tulid, siis otsisid õue pealt mulle mingisuguse kausi, pesid selle puhtaks. Umbes nii, üks oli käteretiga, teine oli tead, ma tundsin ennast nagu mingis kauges Texase kuningriigis, kus siis ütleme kuninga käsul võõrustatakse mind siis võimaluste piires ja tehakse minu heaks kõik. See oli selles mõttes, ma tundsin sümpaatiat selle suure ja paksu mehe vastu. Ütleme selle turske mehe vastu, ta võis 200 kilo võis küll kaaluda, sest ta käis väga aeglaselt. Et selles mõttes ta, kuna ta oli ülekaaluline, siis ta eriti ei käinud, ainult istus ja käsutas silmadega. Siis me rääkisime temaga anekdoote. Tema mulle Texase oma, ma võin siinkohal ka ühe Texase anekdoodi rääkida, mida see, ütleme, Texase mafiosa mulle rääkis. See on selline anekdoot. Pime läheb poodi. Pimedal on siis kepp nagu nägemise eest. Et kepiga vastu maad koputades ta nagu teeb enda jaoks selgeks, kus on mis asi. Ja läheb Pime siis poodi ja paneb siis selle kepiga vastu riiuleid niimoodi hirmsa hoobiga. Kõik riiulid kukuvad ümber, mürrak ja maha. Inimesed jooksavad poes juurde, et vabandust, et kas te otsite midagi? Pime ütleb, et ei, ma niisama vaatan ringi. Nii et see oli iseloomustab väga hästi seda mafioosat ja ma kujutan ette, ta niimoodi ainult ise poes käibki. Mulle lihtsalt tundub niimoodi. Aga kui see pidu oli läbi, pidu vist ei saanudki läbi selles mõttes, et ta oleks nüüd päris läbi saanud, aga mingil hetkel neile helistati mobiili peale ja neile hakkas kiire. Tahtsin veel neist pilti teha, aga nad olid ettevaatlikud, nad ei lasknud pilti teha. Ütlesid, et ei, et ole hea, et FBI või otsib, ütleme selle julgeolekuteenistus või kes neid taga ajab, et neil pole seda vaja, et võib-olla pildistagu ma midagi muud kuskil, et küll ma leian. Ja mind viidi ilusti minu kaktuste keskele linnast välja tagasi ja nii selles mõttes see oli, ütleme, üks suurimaid seiklusi ja hirmsamaid seiklusi. Nagu filmis. Täpselt, see oli nagu filmis. Ma kunagi ei taha enam seda sellist asja näha, aga see ükskord see oli kuulusõre. Jaa. Maailm on üllatavalt mitmekesine. Jah. Selle kohta ei oskagi nagu midagi öelda. See tundub nii uskumatuna, aga see on juhtunud, jah? Jah. Välja ei mõelnud. Täpselt. Jah. Aga mis nüüd mind veel Ameerikas hästi palju üllatas, oli see, et mina ei ole elus kuskil nii palju homosid näinud, kui ma seal kohtasin. Homosid, ma siin Eestis mõtlesin, et ma suhtun nendesse küllaltki hästi nii kaua, kui nad mind nagu ei puutu või mulle silma ei tee. Aga
Ameerikas, kuna ma seal tee ääres vahepeal lonkisin, siis juhtus nii, et paar korda võtsid mind homod peale. Selles mõttes see oli siuke küllaltki ebameeldiv elamus. Noh, ma ei tea, ma ühtepidi suhtun nendesse hästi, teistpidi, kui mulle selline ettepanek tehakse, mul tuleb kananahk ihule. Ma ei oska öelda. Aga samas oli nende hulgas ka mõistlikke vendi, kes nüüd ütleme peale võtsid. Nad said minust aru, nad rääkisid minuga maailma asjadest ja nad viisid tõesti mind, ütleme, sadu kilomeetrid edasi. Nad ütlesid, et kulla rännumees, et sa, noh, nad surusid kohe peale, et ma teen sulle välja. Ma ütlesin, et ei, et noh, et jumala pärast, ära tee mulle välja, et ma ei tahtnud tunda ennast sellise, ütleme, peibena, kellele tehakse välja umbes nii, et ja siis see oli ka selles mõttes lõbus, aga lõpuks ma pääsesin ka selliste inimeste käest päris õnnelikult, kuigi juba hiljem hakkasin kahtlustama iga normaalset meest. Et no vot see vaatab mind ka imelikult, noh selline kerge haiguslik juba tekkis, ütleme niimoodi. Kui ma jõudsin juba, väga hea meel mul oli, kui ma jõudsin juba Houstonisse, see on juba Kariibi mere ääres ja edasi seal need Alabama osariigis. Alabama osariigist ma võin veel rääkida, siin saade hakkab varsti vist lõppema. See on minu arust, seal on ühtegi valget inimest, mina seal eriti ei näinud. See räägiti ka, et seal elavad ainult neegrid. New Orleans on see seal nagu keskus vist. Ja see linn räägitakse, et on ehitatud soo peale. Noh, ma seda juttu millegiks ei pidanud, mis seal tee peal inimesed koiatasid, et kullamees, et kui sul eelnevates osariikides on veel kuskil ööbida, et on kõrb või on mingisugune põld või on mingisugune jumal teab mis asi, et aga seal on ümberringi soo. Noh, kuulasin ära, võtsin teadmiseks ja muidku martsisin edasi. Ja üks hea inimene tegelikult, noh, ütleme, see oli ka homo, pani mind mingisuguse bussi peale, et ma sain suure osa Alabama osariigist bussiga läbi sõita. Sest ta ütles, et sa ei tea, mis seal on. Et seal on alligaatorid tee ääres kohe. Sulisevad ringi, et sul ei ole kuskil olla seal. Et sa pead ainult tee peal lonkima. Ja tänu temale tõesti ma sain suurem osa sellest New Orleansini. Sain nagu bussiga selle Alabama osariigi, ütleme, piirist. See oli siis ikka Louisiana, eks ole? Louisiana osariigi. Õige. Ma olen juba sassi. Alabama on kaugemal. Ma ei imesta, et te sassi, et jumal hoidku. Neid on nii palju. Ja siis ma sain New Orleansini välja ja siis New Orleansist ma hakkasin jälle jala edasi martsima ja siis ma nägin tõesti. Seal ei olnud, et sa lähed teelt kõrvale. Ei, seal on tee kõrvale on soo. Ja seal on igasugused tee peal on alla jäänud igasugused niisugused roomajad ja niisugused sisalikud ja nagu meil jäävad umbes kassid ja jänesed alla, seal vaatasin, mis pagana loom, see on nagu väike dinosaurus on alla ja pea oli löma, tagumik oli siuke soomuseline ja niisugune, siis ma mõtlesin, et jumal, et kõrbes veel, et noh, et maod ja tarantlid ei tundudki nii hirmsad, kui näed selliseid erukaid. Aga kui ei saa teelt sammugi maha astuda, siis ei ole ju ka kuskil öösel olla. Täpselt. Ja siis ma mõtlesingi oma ette, nagu kui ma seal sammusin öö läbi, ma mõtlesin sellise kerge aforismi välja, et kui juhtub nii, et ei ole kusagile minna, siis on üks võimalus lihtsalt minna. Ja tõepoolest, noh, nii nutune, kui ma tol hetkel ka olin, ma läksin ja marssisin lihtsalt öö läbi, nii kaua kui päike jälle paistma hakkas ja kui ma sain sellest, ütleme, piirkonnast välja, kuna ma olin küllaltki, ütleme, soode lõpus või ütleme nii. Ja siis kui jälle normaalne metsaalune, siis hakkas juba selline natuke Eestit meenutav metsaalune, ilusad metsad, kõrged puud. Need olid ilusad kohad. See oli siis juba edasi Alabama ja Mississippi ja kuidas pidi nad nüüd paiknevad. No New Orleans on muidugi väga kuulus muusikalinn. Tegelikult seal see New Orleansi sound on, noh, minule see jälle väga meeldib, sellepärast ma praegu sellest hetkeks räägin. Ja Mississippi on bluusimaa, seal peaksid olema puuvillapõllud, kus see bluus meil kunagi tekkis. Kas olid puuvillapõllud? Jaa, seda ma võin küll öelda, kuigi ma ei ole ei puuvilja ega bluusi asjatundja, aga jah, Mississippis tõesti need osariigid Mississippi ja Alabama ja olid küll, seal väga palju farmereid elas ja väga toredad inimesed, need olid nagu need ehtsad kauboid, keda tõesti filmides oleme näinud. Sest kui, ütleme, võrrelda, ütleme, neid keskosariike ja üleüldse mida rohkem põhja poole, siis need on ikka rohkem ameeriklased, kui ütleme seal Los Angeleses või ütleme New Yorgis või kus tahes äärte peal. Need ameeriklased, kes elavad keskel, need peavad ennast ka nagu paremateks. Nad on nagu, kuidas öelda, aadlik. Ameerika aadel on ikkagi keskel.
et igasugustes äärte peal elavad igasugused sellised sisserännanud. Küll aasialased, mustad ja muud sellised. Nii, üks Vangeelis vahele, palun. Kas Vangeelis ei tulnud tee peal meelde või tuli? Teekond oli selles mõttes kohati nii raske, et mul üleüldse kõik asjad läksid meelest ära. Üleüldse Eesti tundus sellise kauge unenäona, et oli jah, oli Eesti ja oli Eesti elu ja olid vanemad ja sõbrad ja need kadusid kuskile, ma ei tea, hämarusse ära, et ma nagu hästi enam ei mäletanudki kedagi. Jaa. Aga kuidas tervis vastu pidas ja jalad ja? Noh, jalad. Kui 70 kilomeetrit päevas, see on ikka hirmus palju minu meelest. Nojah, aga jalad pidasid kuidagi vastu selles mõttes, et ma nagu natuke võib-olla treeninud olen neid enne ka. Jalad muidugi päevitasid koledal kombel ära. Selles mõttes, et ma olin lühikeste pükstega, kui siis ütleme seljakott ei lasknud päevitada selga või teine seljakott, mis oli, või särk, mis oli seljas, ei lasknud keha päevitada, siis jalad ja ütleme käed päevitasid päris kõvasti ära. Aga nüüd üks huvitav asi, mis mulle veel meelde tuleb lehmadega seoses, tähendab mööda Texast, kui ma siis sammusin, Texas on väga suur osariik ja teksaslased omavad kõik autosid ja nad sõidavad autodega ringi, kuna siis vahemad on väga suured. Ja mingil hetkel ma läksin mingist karjamast mööda, kus siis oli 3 lehma, väike farm või mis see oli, 3 lehma, ema lehm, vist isa, pull ja väike. Ja see oli nii vahva vaadata, kuidas nad reageerisid minu mööda minemisele. Nad jäid suurte suudega vaatama. No, nende jaoks oli sellist, ma ei tea, kas nad olid enne näinud jalgsi kõndivat inimest. Nad vaatasid ja vaatasid. Väiksem lehm vaatas nagu isale, emale otsa. Vaatasid, mis jama see on, umbes nagu tahaks küsida. Mis asi see on või mis loom see on? Mis loom see on, eks ole. Ja ma läksin päris kaugele ära, kui siis ütleme, see isa, ütleme see pull ja see väike lehm hakkasid sööma, juba nagu tüdisid ära. Aga see emale vaatas mulle järgi selliste silmadega, et noh, ma ei tea, mul oli selline väga-väga kihvt nagu kogemus. No jah, Texases peaks muidu olema ju tohutud loomakarjad. Jah, aga minul just oli nagu kokkupuude nende 3 loomaga. Ja. Me ei ole rääkinud sellest, mismoodi see söömine teil seal käis ja noh, kust te üldse süüa saite? Süüa ma sain niimoodi, et mul oli arvestatud päeva söögirahaks $2. Kui ma oleks motellist kuskil söönud, nii nagu inimesed söövad, oleks läinud $6 nagu söögikord. Aga ma sain kuskilt odavalt porgandeid osta, siis ma sain odavalt kuskil mingit natuke kapsast osta, banaanid olid väga odavad. Ja nii ma sõin. Taimetoitu. Jah, ja siis vahel, kui oli väga kõhti, siis ostsin kuskilt hamburgerist nagu kartuleid, midagi sellist. Nii et noh, ma sain päris hästi süüa ikka vähemalt kord päevas või siis ütleme kord 3 päeva jooksul, siis ma ikka sain kõhu täis ja olin rõõmus. Ma isegi oma päevikus, mis ma nagu pidasin terve reisi kestel, ma kirjutasin üles oma tunded, kui mul oli kõht väga tühi ja mul oli viimane porgand oli käes ja siis ma hakkasin teda sööma ja sülg jooksis suust ja ma mõtlesin, et oi Kaidu, et kui sul nüüd paremaid päevi ka tuleb, et sa ellu jääd ja siis noh, et mäleta eluaeg seda hetke, kui sul oli üks porgand ja sul sülg jooksis suust, et noh, et niivõrd magus oli see porgand, kuigi tegelikult see porgand oli päris kihva maitsega. Nii tagant järgi ma tean. Aga mingit eksootilist rooga ka? Eksootilist rooga. Ja kui ma sain jõukate inimestega kokku selles mõttes, keda ma Los Angeleses kohtasin ja mujal kohtades, nad viisid mind tõepoolest, pakkusid igasuguseid erinevaid Aasia toite. Väga huvitavad toidud olid näiteks mingi Chinese seafood restoranis. Ma käisin seal ma sõin selliseid väikeseid 8 jalgu. Väga vahvad. Muidugi loomulikult mul enne nad alla ei hakanud minema, kui ma olin parajalt joonud Jaapani viina, mingi, ma ei tea, mis viin see siis oli. Aga tõepoolest, kui kergelt juba oled nagu viin alla joonud, hakkavad need 8 jalad nii maitsema, et pärast sai päris edukalt selle suure vaagnaga hakkama, mida ma alguses vaatasin ja mõtlesin, et kuhu ma võiksin need ära poetada, et noh, et külali võõrustajad mitte nagu solvata. Kas selle reisi peal mõnikord ka oli niisugune tunne, et võt enam ei suuda, et nüüd jätaks kõik siia paika ja aitab?
Oli, muidugi oli, palju kohti oli. Ja üleüldse ma ju tahtsin minna, eks ole, läänest itta, ühesõnaga, et lääne kaldad nagu ida kaldale sinna Miami kanti. Ja näiteks mingil hetkel Georgia osariigis, kui ma olin päris lähedal juba sellele Florida osariigi piirile, siis ma juba tundsin, et kõik, et minu vaimsed ja füüsilised jõuarvud on ammendatud. Et väike põige Miamisse, see osutus mulle juba üle jõu. Ma tundsin, et ma tahan ainult kodu poole. Ja nüüd ma siis panin endale sihi maha, et nüüd lähen New Yorki. Ja siis hakkasin muudki üles poole ronima, sest ma olin nii väsinud ja lihtsalt lõdvarandmega keerasin vasakule selles mõttes. Nüüd muidugi oli rumalasi see, millega ma ei arvestanud, et mida ülespoole, seda külmemaks ilmad läksid. Ma millegi pärast uskusin kevadesse rohkem, ma arvasin, et kevad tuleb kiiremini kaasa, aga ei, ta oli siukene küllalt aeglase sammuga ja ta jäi must maha. Nüüd, kui ma siis Atlantast läbi läksin ja ütleme Atlanta ligidal, juba hiljem Washingtoni ligidal, seal oli juba metsades väga külm magada, sest ütleme keset maad kuskil metsa all magamiskotiga magada. Hommikul oli see magamiskott niimoodi valge, niuke hall või öökülm või mis seal siis peal oli. Siis ma ei saanud hommikul muidu üles, kui ma tegin endale mingi 100 kõhuliastele, 100 nagu kõverdust. Et muidu ei läinud lihtsalt värin üle. Ja siis ma ise imestasin, et imelik, et ma veel surnud ei ole. Et kuidas niimoodi. Vähemalt madusid ei peanud kartma, ise lohutasin endale, et mida minu olukorras praegu hästi on. Kõik oli halvasti. Siis ma mõtlesin, et vähemalt madusid ei ole, tarantleid ei ole, et ma peaksin rõõmus olema. Ja kui ma olin jälle marssinud esimesed päikesekiired, mis siis minule nagu valgust ja soojust heitsid jälle soojendasid mind üles, tuju läks paremaks ja muudkui edasi. Kuni New Yorgini. Õige mitu osariiki on siin vahepeal veel pärast Georgiat tulevad Lõuna- ja Põhja-Carolina ja Virginia veel. Ja aga nendest osariikidest juba ma nagu marssisin läbi. Loodus oli väga ilus, ma käisin metsadest just läbi. Jäigi meelde, et juba selline tunne oli, et kodu. Mul tundus selline tunne juba, et võrreldes nende kõrbe õudustega, mul oli selline tunne, et siit ei ole enam palju ja ma ainult vaatasin ette ja tormasin läbi nende või üle nende lagendike ja see oli minul selline tunne, et tõesti, nüüd hakkab lõppema. Kui ma New Yorki jõudsin, siis see oli nagu selline ekstra, selline saabumise tunne. Ma juba, kui seda lõdvestusin või midagi sellist. New York on ju nii suur, tohutu tempo linn, et seal nagu eriti lõdvalt ei saa olla, eriti vist peab eluga kaasa minema või kuidas? Jah, see oli vägev linn. Mul kahjuks koduigatsus oli nii suur, et ma ei hakanud sealt eriti ringi vaatama. Võib-olla Vabaduse sammast seal natuke vaatasin ja midagi muud veel. Aga esimene asi, kui ma jõudsin, ma helistasin lennujaama ja panin endal umbes pileti kinni selles mõttes, et kähku koju ära lennata. Mõtlesin, et olgu, et võib-olla hakkan nüüd kahetsema, et ei käinud New Yorgis võt selles ooperis või selles teatris või maailma kuulsates kohtades. Ma mõtlesin, et olgu, hakkan kahetsema, aga praegu tahan ära. Eesti on maailma kõige parem paik, Eestis tuleb ka kevad, Eestis hakkab ka soe ja mul on ja need asjad, mis tegemata olid jäänud. See eriti veel see, et kuidas, mida emale peab emad või isad, mida tuleb aidata. Kõik, mis oli meelest ära, kõik tuli nii hästi meelde. Mulle tundus, et mul on nii palju vaja teha, et ma ei saanud kauemaks Ameerikasse jääda. See oli ikka vägev seiklus küll vist. Jah, aga teist korda ma kunagi enam sellist lollust ette ei võtaks. Ameerikasse väga, väga tore, soovitan minna, aga autoga. Üürida auto või selles mõttes, et see on väga odav. Üürida auto sa võid üürida väga väikese raha eest. Ega te kahetse? Ei, ma ei kahetse. Ma ei ole ühtegi lollust kunagi kahetsen. Aga kuidas ma küsiksin, kas te leidsite selle, mida te otsima läksite? Üks puha, mis mul seal juhtus, mul oli alati selline mõte, et ühe trumbi ma panen siit tasku, et vähemalt keele, huvi selle keele vastu ja keele ma õpin mingil tasemel ära.
No grammatikat muidugi, ütleme, ma sain seal vähe, aga just see kõnekeel, see kuulmine ja see, ütleme, erinevad aksendid, mis kõik nagu tulid, selle ma panin tasku. Ja teine asi, need läbielamised, ütleme, need rändamiskogemused, need on muidugi ka tohutud. No pärast seda mul ei ole enam miski, ütleme, mul ei ole ükski ase, kodus või ütleme, kus ma siin ema, isa juures olen nüüd maganud pärast seda. Mul ei ole ükski ase, ei ole kõva. Mul on igal pool hea magada. Uni on selline, et mingeid unerohtu ei ole vaja võtta. Mul ei ole alkoholi vaja, mul ei ole mitte midagi vaja. Ma elan nii väikeste vahenditega, kui mulle siin pakuti, otsisin tööd nüüd, hakata jälle tööle. Räägiti, et meil on väike palk. Ma ütlesin, et doesn't matter. Pole oluline. Elatud ilma rahata sest mina olen päikesest, õhust ja armastusest elanud ja midagi sellist. Nii et tegelikult see oli ikka fantastiline kogemus, mis ikka päris palju andis vist. Aitas ise ennast tundma õppida ja teada saada, et näed, ma olen selleks võimeline, ma tegin selle ära, eks ju. Ja see ka, et kui sa oled raamatust lugenud, ütleme, siis sa vaatad seda nipernaadi või ütleme nipernaadiliku elustiili, näed ainult plusse. Ja kui sa neid miinuseid ka näed, siis mõtled, et vaene nipernaadi, et tegelikult ta elu nii roosiline ei olnudki. Et kuigi ma kohtasin ka palju toredaid inimesi, eriti naisi, kuna ma olen mees, siis ma eriti nagu naiste peale lootsin reisi keskel, siis palju, just abi ma sain naistelt ja ma olen neile selles mõttes tänulik. Aga jah, muret oli ka küllaga. Ja ikka keegi, kellele te näiteks kirjutate või? Jaa, ma pean ühele 20 inimesele nüüd saatma veel kirja, et ma eluga kohale jõudsin. Ma ei ole veel saatnud, sellepärast, et see on päris suur väljaminek saata üle maailma laiali 20 kirja, et olen elus ja terve. Ja te jõudsite alles nüüd, eks ole? Jaa, nüüd mõni aeg tagasi. Nii et kõik on väga värske veel. Jah, märtsi lõpus jõudsin kohale. Kõik on väga värske. Nii, aitäh, Kaidu. Minu meelest oli küll selline reis, mida me seni siin Raadio 2 teinud ei ole. Seni on ikka sõidetud mingite asjadega, ei ole nagu jala käidud. Jah, võib-olla tõesti. Jah. Nii, meil on aega veel 3,5 minutit. See on täpselt nii palju, nagu laulab Sonny Landreth oma Rännulaulu. Tema rändab samuti mööda Ameerikat. Seal on juttu Mississippist ja kõik sellest lõunakandist, millest me siin just Kaiduga rääkisime. Ja siis ongi tänaseks kõik meie poolt. Head ööd ja kuulmiseni. I woke up in Mississippi in 51. Migrated next door, became a native stepson. Grew up on the rhythm of Clifton and Cleveland and the red hot Louisiana band. Rocking my baby through the 70s road. In 81 I counted 30 years old. Turning me loose and yet holding me close. Life was a waltz that wouldn't let go. Alone, don't say. Alone, don't say. Come on, let's dance. Come on, let's dance. South of I-10, we really had it made. Lafayette boomed till they capped on shores, and the oil families couldn't take it no more. A two-step too fast with 1 foot slower. I lost my partner when we hit the floor. Lord,
Indian who's starting to smoke. With a gold-toothed grin and a laugh and a shout, he said, I feel like a jet, y'all, we're taking off now. So rock me high to the ups and the lows, till the music stops and it's time to go. Except this dance